Tere kuulamast Reformierakonna podcasti Kasvav Tallinn. Seekord räägime Mustamäest, sest käimas on Mustamäe kuu. Mina olen Maris Lauri, Riigikogu liige ja Mustamäe piirkonna juht. Minuga koos on täna Marianne ja Kaido. Aga palun, annan teile võimaluse end tutvustada. Marianne, sa oled kandideerinud ja olid piirkonnas ka, oled piirkonna juhatuses ja siis oled sa lisaks olnud ka linnaosa hoolekogus. Aga millega sa muidu tegeled? Mina olen reservväelane. Kaptenmäär oli minu auaste, siis kui ma teenisin Kaitseväes. Aga praegu ma töötan Tehnikaülikoolis ja annan seal sidetehnika loenguid. Tehnika ühendab inimesi, nii et tehnoloogiad on minu jaoks väga tähtis teema, aga samas ma olen ka kogukonna liige ja mul on väga suur kortermajak, mille eest ma hoolitsen. Ma olen mitmete kortermajadega olnud elu jooksul seotud, aga praegu on nagu tähelepanu ühele majale põhiliselt koondunud. Väga kena, aitäh. Kaido, sind tunnevad väga hästi spordihuvilised, võib-olla kõik mitte, aga tutvusta ikkagi ennast. Tere, jah, mina olen Kaido Kaaberma ja olen vehklemistreener ja samas olen ka Mustamäe halduskogu ja Tallinna volikogu liige. Aitäh. On veel midagi? Ei. Aitäh. Kui me Mustamäest räägime, siis alati tekib küsimus, et mis asi see Mustamäe on. Oskate te hästi lühidalt öelda, miks pärast on Mustamäe tore, vahva ja miks ta teile meeldib? Sellepärast, et Mustamäel elavad minu lapsed. Mustamäel elavad minu lapselapsed ja nendega ma käin koos kõigis nendes parkides, metsas, Nõmme metsas. Ja ma töötan ju Tehnikaülikoolis. Tegelikult need hooned, need inimesed ja ülikoolsed defineeribki Mustamäe põhiliselt minu jaoks. Ja mina olen nüüd Mustamäel elanud üle 30 aasta ja nii nagu ongi kuidagi välja kujunenud, et see Mustamäe on nagu koduks saanud ja samas on Mustamäe väga hea koht nii Kestlinnale lähedal ja samas on Nõmme mets kohe seal lähedal, et saab ilusti sporti teha ja kuigi neid sporditingimusi võiks alati paremaks teha Mustamäel. Kuigi see Mustamäe on nüüd 65 000 inimest ja Lasnamäel suuruselt teine linnaosa. Tõesti, et minu esimene kogemus Tallinnaga on seotud ju tegelikult ka Mustamäega, sest mul elasid siin sugulased. Ja see linnaos on ikkagi kõvasti muutunud ja ta on muutunud ka viimastel aastatel, ma ei hakka oma lapsepõlvega võrdlema. Aga mis on nüüd hästi keeruline, ükskõik kus vanasti räägiti Mustamäest kui ka sellisest magalarajoonist. Mina küll ei julge nüüd öelda, et see on magalarajoon, sest siin on ju PERH ja siin on Tehnikaülikool ja teaduslinnakust võime rääkida. Aga elamiskeskkonna mõttes on alati küsimus see ühistu või maja, kus sa elad. Et Marianne, sa juba ütlesid, et sul on kogemus olemas, et te olete olnud edukad oma selle ühistu korraldamisel, nii nagu mina olen aru saanud. Ja mis sa arvad, mis edu alus on olnud, kas? Jah, edu alus on tegelikult kogukond. See hästi töötav ühistu. 2 aastat tagasi mul õnnestus korteriühistute liidu pakutaval kursusel osaleda energiatõhususest. Ma uurisin mitmete majade probleeme ja võrdlesin nende kommunaalkulude arveid, et millised on kommunaalkulud majades, mis on renoveeritud võrreldes sellega, kui maja ei ole renoveeritud. Siis see, mis ma leidsin, on, et renoveeritud majas 4-toaline korter maksab kommunaalarveid võrdselt sellega, mis renoveerimata majas on 2-toaline korter. Need vahed on nii suured ja see, kuidas ja ma olen väga kurb, kui ma näen, kui palju
hooneid siiski vajavad renoveerimist ja kuidas need ühistud ei tööta, et mida teha selleks, et seda nagu käivitada ja kuidas inimesi nagu tuua kokku, et nad saavad aru, et see investeering õigustab ennast ka siis, kui nad võib-olla isegi ei ela nii kaua, kui see laen ükskord makstud saab. Järeltulevad ja lapsed ja põlved, et see tegelikult need laenumaksed ja see, kui palju praegu renoveerimata majades kulutatakse raha lihtsalt õhu kütmise peale, on väga kurb. Nendes majades, mis on renoveerimised läbi käinud, sa juba ütlesid, et asjad edenevad hästi, eks, aga meil tulevad erinevad nõuded ja soovitused ja mõtted, siin on olnud, eks, prügi sorteerimisest ja väga suur probleem on autode parkimise küsimus, aga mõni aeg tagasi siin hakati rääkima elanikkonna kaitsest ja siis tekkis ka üks diskussioon varjepaikadest või varjekohtadest. Et sul on selle kohta mõned mõtted tähelepanekud? Ja Tehnikaülikool tegi põhjaliku uuringu keldrite seisukordadest ja andis välja soovitused. Et praegu kõik need soovitused on Päästeameti kodulehel on üleval. Need on soovitused korterelamute keldrite varjumiskohtadeks kohandamiseks. Ja ma näen siin mitut probleemi. Esiteks need nõukaaegsed majad nende keldrid kuigi palju ju tegelikult arvestasidki sõjaolukorraga. Aga samas, jällegi sõltuvalt sellest nagu kogudusest või sellest kogukonnast, kes seal majas elab, inimesed ladustavad sinna keldritesse prahti ja ka sellist süttimisohtlikku prahti. Et seda on väga raske nagu inimeste sisse kujunenud harjumusi hakata muutma. Nojah, et ühelt poolt ma tõesti ka loodan, et meil ei tule kunagi hakata kasutama neid keldreid varjumispaikadena, aga tuleohutuse mõttes ja igasuguste muude asjaolude mõttes, avariide mõttes kas või kui torud lähevad katki, oleks ju mõistlik, kui ka keldrid oleksid korras ja kui seal juures saaks varjumiskoha ka vajaduseks. Ja see, et praegu on nagu soovitused, et selleks, et ei tohi sinna ladustada nagu tuleohtlikke asju ja ärge jätke asju nagu üldkasutatavatele pindadele, aga samas natuke inimesed, nii et see on soovitus, et mis siis, kui ma jätan oma vanad autokummid sinna vedelema. Et see tähendab seda, et ikkagi inimestega peab väga palju tegema koostööd või püüdma, ma ei tea isegi, kelle kaudu saada kontakti nende ühistutega või kuidas. Ma praegu enda nagu majas mõtlen seda, et kuidas seda teha, et kuidas see jõuab inimestele kohale, et nad oma keskkonda hoiaksid, et kui tähtis see on. See ongi meie vabadus ja meie vastutus, et me hoiame oma keskkonda. See läheb iseenesest kaugemale ju, et kui sa hoiad oma korteri korras, hoiad oma maja korras, ümbruse korras, linnaosa linna ja kogu Eesti hoiad korras. Aga nüüd ma läheksin Kaido juurde ja küsiksin, et kui hoida kõike korras, siis tegelikult inimene peab ise ennast ka korras hoidma. Ja üks on see, et tuleb liikuda, tegeleda ja sporti tegema. Kindlasti mitte alati tippsporti, aga liikumine on ju väga tähtis. Et mida sa näed või milliseid mõtteid sul Mustamäega seoses on just? Ja, et nagu me täpselt teame seda, et kui me sellest sõjaväest rääkisime, et väga paljud noored ei ole sõjaväeks valmiski nii füüsiliselt. Ja seda, et see Mustamäe tegelikult on vajaks samamoodi nagu siin Tallinnas, Põhja-Tallinnas on tehtud see Sõle spordikompleks ja Mustamäe vajaks ka kindlasti sellist multifunktsionaalset spordikeskust, et kui meil on niigi 65 000 elanikku Mustamäel ja ilma sellise keskuseta, kus oleks Kujula ja Võimla ja kõik oleks sees ühiselt, see annaks kindlasti nii rahvaspordile kui ka noortespordile ja ka tippspordile päris kõvasti juurde ja loodaksime, et siis ka
Mustamäelt kasvaksid meie uued tipud välja. Sellest, et selline multifunktsionaalne keskuseks, tihtipeale öeldakse, et aga meil on ujulad ja koolides on spordisaalid ja nii edasi, aga tõesti elanikke on nii palju, et kõigile vist ei jätku enam kohti ja siin oli hiljuti uudis, et järjekorrad on spaas, eks, et kus on võimalus ujuda. Et tundub, et siiski Mustamäel on seda vaja, seda enam, et võib-olla saab kaasata ka lähipiirkondadest inimesi siia. Mulle tundub see mõte hästi toredana. Aga sa mainisid korraks ka sellist huvitavat fenomeni, eks, et Tallinnast võiks ju tulla ka olümpiasportlasi, eks, et ma mäletan lihtsalt seda noorusest, kus mul isa spordihuvilisena pani ka tähele, et meie tippsportlased tulevad väga palju maapiirkondadest, aga palju vähem linnadest, et milles on sinu arvates see asi? Jah, et kui nii vaatama hakata see tippsportlasi, siis Tallinnast neid tippsportlasi ja olümpiasportlasi on vaadates rahvastiku arvu, et Tallinnas on ju 1/3 Eesti elanikkonnast. Aga enamus tippe tuleb maakohtadest ja väikelinnadest, et siin Tallinnas tegelikult ongi nüüd 25 aastat on olnud see pearahasüsteem, kus iga lapsele maksame pearaha ja siis klubid vaatavad ise, kuidas hakkama saavad, et rendivad saali ja see rahades peavad ka treenerid palkama, et tegelikult peaks seda süsteemi hakkama üle vaatama. Et ma võin ühe näite tuua nagu näiteks Haapsalus Läänemaa spordikool, et seal on selline süsteem, et nemad palkavad treeneri, annavad kas tasuta saali, annavad ka saali võimaluse klubidele ja siis klubid teevad tööd, et nad ei pea mõtlema selle peale, et meil klubis oleks nii palju lapsi ühes grupis, et me saaksime treeneri ja rendi ära maksta, et miinimum lastegruppide arv peab olema Tallinnas vähemalt 20 last ühes grupis. Ja tänu sellele treeneri lihtsalt pole aega või pole võimalusi konkreetselt talente välja otsida ja tegeleda individuaalselt sportlastega. Sest et tipud vajavad ikka eri tähelepanu, eks ju. Jah, kindlasti. Ja ütleme niimoodi, eks, et see on, kui me nüüd rääkisime spordi mõttes siin multifunktsionaalsest hoonest ja võib-olla laiemalt Tallinna mõttes rahastamise ümbervaatamisest või lisaelementide loomisest sinna teatud olukordades juurde, siis kui Marianne rääkis sellest, et saab siin käia metsas jalutamas ja eks ju paljud sõidavad jalgrattaga ja jooksevad ja kes teevad kepikõndi ja nii edasi, et ja Nõmme on tõesti lähedal, et aga minu arvates need Nõmme ja Mustamäe rajad ei ole alati kõige paremal viisil ühendatud, et mulle tundub, et sealt saab natuke üht-teist paremaks teha, et need ühendused oleksid paremad, olgu see siis rattaga sõitmiseks või tõesti jalgsi käimiseks, ka ringi silkamiseks või kasutada neid võimalusi, mis ühes või teises linnaosas on. Nii et juba meil siin 3 peale ja teil 2 tekkis minu arvates päris mitu head mõtet, mida Tallinnas lähiajal ellu viia. Aitäh tulemast, oma mõtteid jagamast ja tänan meid kuulamast. Aitäh!